oled sa kunagi proovinud mõnda ülesannet delegeerida ja tabanud ennast paari päeva pärast mõtet, et kui ma oleksin seda ise teinud, oleks see juba ammu tehtud ja saaksin edasi liikuda? Või kui oled delegeerinud mõnda ülesannet, siis see tunne, et ikkagi see vastutus jääb sinuga, et sa pead selle nagunii kuidagi üle tegema, parandama, korrigeerima, et see vastutus delegeerimisega ei kao mitte kuhugi. Kui me mõtleme delegeerimise peale, siis delegeerimine tegelikult peaks ju vabastama sind vastutusest, juhti vastutusest. Aga tihti on sellel just vastupidine mõju. Ja miks see nii on? Sellepärast, et me esiteks ei oska hästi delegeerida. Delegeerimisel on samuti omad tööriistad, omad nipid ja trikid, et kuidas anda inimestele võimalus teha neid asju, mida nad peavad tegema, mida nad saavad teha, aga samas jätta endale see hingerahu, et see saab just tehtud nii, nagu sina tahad. Juba 19. veebruaril ma teen webinari teemal, kuidas paremini delegeerida ja kuidas vähem mikromanageerida. Ning kui sa oled juht, meeskonnajuht või pead seda oskust enda jaoks oluliseks, siis ma ootan sind hea meelega meie veebiseminarile. Et näeme seal!